we start? Hallo. Ja, töötab. Tere tulemast siis ka minu poolt. Mina olen Kris ja ma tahan tänada Toomast, kes tegi siin selle toreda esimese sissejuhatuse tänase ürituse kohta, mis meil siin just algas ja kestab orienteeruvalt tõesti siin tund aega. Kui on eesti keelt või inglise keelt kõnelevaid inimesi, siis tulge aga ligi ja räägime täna erinevad teemadel. Räägin täna 2 keeles, nii palju kui ma suudan ja oskan ja tõlgin siis ka otse Maria vestlust eesti keelde nendele, kes siin ruumis täna on ja ka neile, kes siis nüüd vaatavad internetiülekandel. As I said, this event, or as Thomas said, this event is going to be in 2 different languages. One is in Estonian and also in English. If anyone who is in the store at the moment feels like they want to listen to our conversation with Maria, then please come along, join us, take a seat or stand. And the ones who are watching at home, then also for you that this will be in 2 languages. I will translate everything that Maria, or almost everything that Maria is saying. And also I will translate my own questions and thoughts. Tere tulemast, Maria. Welcome to Tallinn, Maria. Thank you, Chris. It's so nice to be here. Maria ütles, ta väga meeldib siin olla. Alustame algusest. Meil on siin tehtud presentatsioon ja ma lasen Maria rääkida natukene põgusalt endast, enda taustast, kes ta on, miks ta üldse on kirjutanud raamatu ja siis juba saame minna edasi nende slaididega sügavamate teemadeni. So first of all, Maria, please introduce yourself about who you are, what have you done, why are you here, a little bit maybe about the book I'm holding in my hands, and yeah, just a brief introduction. Yeah, so I studied architecture and I graduated from Aalto University 2010. And I'm half Spanish, half Finnish. And after graduation, I actually started getting like these very strong symptoms, and it appeared that I had developed this hypersensitivity to environments, so environmental hypersensitivity, and that encouraged me to start studying indoor health. And for 7 years, I worked as an indoor health specialist. And this path also took me to healing. So I found the way to heal myself from this indoor and environmental hypersensitivity and other challenges that I had. And then I created the Free to Heal method. It was 2019, and I published it in Finnish, English and Spanish, and it's been a great success. And I also wrote a book about it, and it was the Finnish book that's been a bestseller, and now it's in Estonian, it's also in English, it's available in Spanish. And then I've written a kids book that is about, it has these stories for children that are written using the principles of my method. And these stories, they have like a little seed of healing also. And I have lots of clients in Finland and around the world. In Finnish and in English and Spanish I have some meditations. I do workshops, retreats, events and lectures. And always I talk about the power that our mind has, and that's what I teach. How to use neuroplasticity for healing. Okay. Yes. Yeah. Ja, ma nüüd siis tõlgin nii palju, kui mul see kõik meelde jäi. Õnneks on meil siin presentatsioon ka. Maria siis on jah arhitektuuri taustaga, seda õppinud ja töötanud siis ka mingi hetk väga pikalt keskkonna tervisega seonduvalt, nii elanud siis hoonetes ja
kinnistutes, kus siis on oluline mõõta ja teha kindlaks, et need kõik asjad, mis seal sees hoonetes on, ei oleks meil mitte kahjulikud. Mingil hetkel, enne kui me tegelikult selle juurde, siis ta on, tema eripära on see, et tegelikult on küll elab Soomes, ta elab Soomes, aga ta on Soome ja Hispaania siis segu. Ta on väga palju reisinud ja elanud tegelikult kahes erinevas riigis, kahes erinevas täiesti kultuuriruumis. Ja see on andnud talle sellise kihvti kogemuse, millest varsti võib räägime ka. Aga tulles siis tagasi tema töökogemuse juurde, siis tõepoolest mingi hetk ta avastas enda juures ülitundlikkuse ehk siis sellise hüper ja intensiivsuse või aistingud, lõhnad, tundmised, mis ruumist meile tekitasid, tema kehale tekitasid erinevaid sümptomeid, erinevaid tervislikke probleeme, mis viisid siis teatud seisunditeni, mida ta hakkas siis enda otstarbeks lahkama ja hakkas uurima siis erinevaid meetodeid. Mingi hetk ta siis lõi enda meetodi, nimeks on Free to Heal. Ehk siis eesti keelt tõlgituna võiks ta umbes kõlada otsetõlkena luba terveneda või jah, luba terveneda, vaba terveneda meetod. See on online kursus, mille tõi aasta 2019 ja seal õpetab siis inimestele erinevaid ajuga seotuid tehnikaid, lähenemisi, kuidas, miks mingid sümptomid tekivad, kuidas nad on seotud erinevate sündmustega meie varasematest eludest ja ka praegustest etappidest, kus me enda elus parasjagu oleme. Ja mis võib see põhjus olla? Ta on kirjutanud ka mõned, just say that you have written several kids books. One kids book. Okay, ühe laste raamat on kirjutanud, kuhu ta on ka sisse põiminud siis tervenemisega seotud lugusid. Et oleks lastel toredam mõnusam aru saada sellest, kuidas keha terveneb ja kuidas meie aju ja mõtlemine saab sellele kaasa aidata. Ta korraldab ka erinevaid üritusi, retriite või siis sellise koos viibimisi ja tema enda raamat inglise keeles on olemas täna ja soome keeles. Soomekeelne raamat oli väga tugeva bestseller staatuses ja lõi Soomes väga suuri laineid ja täna on siis raamat olemas nii eesti keeles kui inglise keeles. Ja täna me oleme siin. Yeah, and this is what I would love to talk about today. This is like my theory and my main message is that the root cause of all challenges, symptoms or other challenges, lies in the misinterpretations and overreactions of the defense system. And with gratitude, we can reprogram our brain and create the conditions for healing. And this is about neuroplasticity. Yeah. Did you say that is the main point or the method or ideology behind the concept? This is like this is the core of my theory. Yeah, which I present in the book. Tegemist on siis esimese slaidiga, kus me räägime sellest, et see siin, millest Maria kohe rääkima hakkab, on tema esimene kõige tähtsam selline tuumik võtmetegur või siis mõtteviis tema sellise tervenemise ja meetodi juures. Ja kui see eesti keelde panna, siis võiks öelda lühidalt, et kõikide väljakutsete tuumpõhjus seisneb kaitsesüsteemi valesti mõistmises ja tõlgendamises. Ja meie kaitsesüsteemist me kohe saame rääkida ka täpsemalt, aga see on tema põhisõnum ja siin allpool siis välja toodud ka ala sellise sõnumina, et tänulikkus on see, millega saab tegelikult siis ümber programmeerida meie enda aju ja mõistust ja lõpuks siis tegelikult ka meie enda keha. Seda, kuidas need mõtted meie kehale mõjuvad ja millist tulemust see siis meie reaalsuses täna loob. Yeah, it's like easy to understand when you think about allergies. Allergic people, they think that, you know, the thing that they're allergic, that it's dangerous, but actually it's just like a misinterpretation of the defense system. And usually in the conventional way we try to deal with the symptoms, but I think that it's much more useful to try to change the interpretation that our immune system has done. Ja ma samal ajal pean tegema endale märkmeid, ma läheb meelest ära, aga siis Maria ütleb, et allergiaid peetakse ühiskondlikult ja sotsiaalses maailmas ja käsitluses siis pigem nagu negatiivseteks sündmusteks või aistinguteks või kogemusteks meie elus, aga
tema siis on avastanud ja on seda meelt, et asi ei ole ainult allergiates kui halvas või heas, vaid pigem on selle allergia või siis ütleme sümptomi või mõne diagnoosi vale tõlgenduses ja sellest tehtud siis järeldustest, mis meie keha tegelikult kogeb ja mida siis selle kehaga peale hakata. Yeah, and yeah, I've seen so many people who have read the book or done the online course and they have had allergies or autoimmune diseases, chronic pains, skin conditions, and they have been able to change the way their brains are connected and then through that the way their immune system works. Ja läbi selle meetodi Maria on ise näinud inimestega siis ka tööd tehes ja tegelikult ka raamatu tagasiside põhjal ma tean, et ta on ka seda saanud teada, et inimesed on tõesti saanud siis näha seda keha ja aju omavahelist ühendust, kus siis erinevad allergiad, ka nahaprobleemid, nahahaigused on tegelikult seotud sellega, kuidas aju ja immuunsüsteem omavahel teevad tegelikult koostööd ja sellest täpsemalt siis saab kohe kuulda ka. Yeah, I just love listening how you speak Estonian. Yeah. Is it different from, it's not so different from Finnish? Yeah, it kind of sounds similar, but then it's also funny. Okay, but here's some topics for tonight. So we will start with my story. Okay? And here's some pictures of me as a child. I was always, I lived in the middle of Finland and there with my mother, and then my father is Spanish, and I was always traveling when I was a child. And many times I was also missing my other parent. And I think that this is something that affected my health then later in life. But what I noticed already as a child was that when I was in Finland, my identity was Finnish. I was called Maria, I liked rye bread and I liked butter, and my voice was a certain kind. But then when I went to Spain, already in the airplane, I noticed that my identity changed. I was Maria, and the tone of voice changed, and also the things that I liked, they changed. And this is something it was something interesting. And later, when I started my healing process, I understood that how much our identity actually affects our body. Ma ei ole varem teinud seda, ma ütlen kõigile, et esimest korda tõlgin otse niimoodi. Also in English, this is my first time doing this, what I do as being a translator, so I'm kind of trying to cope how to do it in the best way. Aga Maria rääkis siis tema lugu, siin on mõned pildid temast endast nooremas vanuses, kus ta on siis vasakul pildil pisike tüdruk, siin juba siis nagu täna täiskasvanud naine. Ja ta rääkis seda, et elastas siis enam Kesk-Soomes, aga kuna ema oli siis soomlane, isa oli hispaanlane, siis ta reisis väga palju ja tihtipeale kui ta reisis, siis kumma juures aega veetes ta tundis kummast siis vanemast puudust. Ja mida ta märkas oli ka see, et juba lapsena avastas ta enda jaoks, et kui ta oli Soomes, siis ta käitus ühtemoodi, tal olid teatud tüüpi iseloomujooned, teatud tüüpi harjumused, teatud tüüpi mõtted, teatud tüüpi soovid ja ka teatud tüüpi isegi eelistused toidult või mõned muud valikult. Ja kui ta läks siis Hispaaniasse, siis juba lennukist hakkas tundma, kuidas ta identiteet hakkas muutuma ja teda hakkasid huvitama hoopis teistsugused väärtused, teistsugused valikud ja ka kõnemaneer ja toon ja hääletoon siis muutusid. Ja kui tal algas siis tervenemise protsess natuke aeg hiljem, siis ta mõistis, kui palju meie identiteet on mõjutatud tegelikult meie enda füüsilise keha poolt. Yeah, and then there's one, in that picture I'm coming from the airplane. I was traveling alone with the stewardess. She was guiding me there. But then what happened, there was always like some kind of negative emotions connected to traveling. Of course, I was excited to go to Finland or to Spain, but also there was like the missing of the parent. And I noticed that my body started resisting traveling by plane. And I was maybe 5 or 6, and I started having these really
strong nausea, motion sickness in the airplane. And I also hated, back then people could smoke in the airplanes and there was lots of perfume. And you see now, as I talk about it, even my body still reacts a little bit because I'm remembering all the smells, perfumes and so on, and my body became really sensitive to that. And I even started hating the color of the Finnair, the airline. And sometimes when I was in nothing to do with traveling, but I just saw the same color of the logo of the airline, Finnish airline, I felt so bad I almost vomited and even vomited sometimes. So that's just an interesting example of how our brain can connect some things. Like my brain connected the feeling that I felt maybe unsafe. And then at the same time I saw this color and the logos and all these perfumes and smells. And then later in life I got really sensitive to all smells and chemicals. And I think that it's because in the childhood I had to travel so much. Yes. You can make it a little bit better, my story. No, your story is good. Mida ta rääkis siis, on siis see, et ta koges väga palju negatiivset emotsiooni tänu siis sellele, et vanemad olid eraldi riikides ja ta pidi palju reisima. Ja see oli siis kehareaktsioon ja keha hakkas siis reisimise vastu streikima, pannes teda tundma siis sellist läikiv süda ja paha tunne, et kohaga on oksele vaja viiveldama ja isegi siis parfüümilõhna, mis lennukis üleval olid reisijatel või keegi oli just teinud näiteks suitsu või siis tubakat, siis see hakkas hästi tugevalt minna ja ta muutus ülitundlikuks siis lõhnadele, mis viis lõpuks siis ka selleni välja, et isegi see lennufirma, millega ta lendas, siis nende logode nägemine ja lennufirma värvide siis märkamine ja nägemine tekitas temas juba eelnevalt enne lennukile minekut ka kehalist reaktsiooni, siis see on näide sellest, kuidas keha hakkab reageerima, kui ajus on toimunud ühendus millegi, mis tundub talle ebaturvaline või ohtlik. Ja siis mingi hetk hiljem avastaski seda, et temas on siis väga tugev ülitundlikkus ja see tulebki sellest, et noores eas on toimunud mingisugune ühendus aju ja keha omavahelises seoses. Yeah, so neuroplasticity is present all the time and our brain is making these connections and it doesn't understand what things are what is caused by what. If we are feeling this kind of negative emotion, our system will start scanning our environment and it can pick anything from there and start creating symptoms just to protect us from that thing. But then, yeah, for the middle picture is when I was working as an indoor air scientist. I was hypersensitive and all of my clients were also. There was lots of sensitive clients and I was doing and designing these renovations and offices and homes for them, like super healthy. And I also encouraged my clients to go to this doctor who was specialized in this, and he also told that it's very good to start avoiding things, and usually the people were really happy when they heard this. But one of my clients said that it was terrible, that she doesn't want to just avoid things, she wants to heal from this. And I thought, whoa, that's dangerous and different, because usually all people who have some kind of allergies or sensitivities, they are really happy when somebody like acknowledges their sensitivity. But this client was different, and that's how we actually then found neuroplasticity and started doing the rewiring of the brain. Please tell me again the last part. What happened with the client who went to the doctor? She was like, oh no, she doesn't want to just like live with this sensitivity. She wants to heal. Oh, okay. Yeah.
ja, et ta toob siis selle keskmise pildi siia näiteks või näitena ja kogu see jutt, mis me enne rääkisime siis kehast ja aju omavahelisest seosest ja selle seose loomisest on siis seotud neuroplastikaga, on selline valdkond, termin olemas. Ja see neuroplastika siis toimub, või neuroplastilisus toimub kogu aeg meie ajus. Me kogu aeg tekitame aju, keha toovad kohe uusi seoseid, ka nüüd praegu siin hetkel, kus mina räägin, teie kõik kuulate kodus ja koha peal, aju kogu aeg loob neid seoseid. Ja aju ei tee enam vahet või ei ole suuteline ega võimeline vahet tegema siis nii mõne mõttes heal kui halval, aga ka sellele, et mis põhjustab mida meie kehas ja selleks, et seda siis aru saada, tuleb natuke rohkem kaevata ja uurida seda neurovaldkonda, kuidas aju tegelikult töötab. Aga meie süsteemid siis nagu enne ütlesin, hakkasid Mariat siis meie keha siis kaitsma selle eest, et me ei saaks kogeda jälle seda negatiivset või ohutunnet tekitavat olukorda. Ja siis see keskmine pilt on siis tehtud hetkes, kus ta töötas juba erinevates siis klientide hoonetega, nii kodude kui ka siis nii-öelda büroopindadega, kus tema töö oli teha siis keskkond, kus inimesed on võimalikult eluterveks ja võimalikult kemikaalide ja hallituste ja kõige muu vaba tervise mõttes. Seal ta siis kandis ka maske ja kindeid oma, mitte ainult enda pärast, aga ka enda ülitundlikkuse tõttu. Ja siis oli üks, did you say that you recommended one doctor to your friend? Yeah, a doctor that was specialized in these sensitivities. Ja, ta soovitas minna ühele oma siis sõbrannal, tuttava ühe arsti juurde, keda ta on siis paljudele ka soovitanud, kellel on väga suur kogemus siis selliste sensitiivsuste ja erinevad terviseprobleemidega tegelemisel. Ja siis sinna minnes nad avastasid, et please tell me again, what did they discover at the doctor's appointment? Yeah, the doctor just like recommended to avoid things. And my client was terrified because she wanted to heal, not just avoid. Ja, sõbral läks siis arsti juurde eesmärgiga saada siis terveks ikka, nagu ikka arsti juurde minnakse. Aga see arst ei olnud hetkel selles kohas, kus siis kas siis osata või ei tahtnud teda aidata ja soovitas talle siis, et selleks, et olla terve nendest ülitundlikkusest, on soovituslik siis mõnes mõttes vältida erinevaid olukordi või keskkondi, kus siis sellised potentsiaalsed lõhnad ja aistingud saavad esile tuua, mis tekitavad kehas neid reaktsioone. Ja see oli siis sõbrannale hästi üllatav, et arst mitte ei aidanud, vaid soovitas lihtsalt vältida olukorda, ehk siis vältida mõne mõttes selle probleemi kogemist. Ja siis nad avastasid, siis tuli tuleb mängu siis free to heal meetod. Yeah, then I found out about neuroplasticity. This client of mine, she discussed with this neurologist, and we started training our brains. And that time I also had this autoimmune disease in the thyroid, and it was like the environmental hypersensitivities, they were really fast to heal. And then I started working with the thyroid problem. And that was really interesting because I made these discoveries, what I told already, that the root cause is in the past. Because I was practicing, like in my method, I recommend to practice with whatever is challenging you. And if it's a physical thing, you can practice with, for example, gluten. For me, gluten caused this thyroid problem. And I was doing the practices, and then I started having these flashbacks from the past, and I saw myself as a child crying, and I felt like the bread was stuck in my throat. And that's when I understood that actually my inner guardian, my defense system, had connected these things together. The sadness, the thyroid, the area of the throat, and the gluten. And it was creating this autoimmune disease to protect me from that original emotion that I had experienced as a child. So even though I'm not talking about sensitivities and the autoimmune disease, the same method can be used to any physical challenges. That's really important to emphasize.
Nii. Ja siis pärast seda, kui nad said aru, et arsti juures ei tulnud lahendust, siis nad avastasid neuroplastika ja siis selle valdkonna, mis tegeleb ajuga ja hakkasid siis õppima ennast treenima ja üritasid siis luua enda ajus ja oma sõbranna ajus siis uusi ühendusi, et siis ennast sellest haigusest ise terveks saada. Ja aga mis ta avastas, oli siis see, et Marial oli mingi tekkinud kilpnäärme probleem ja seda põhjustas siis gluteen või võib öelda siis ka nisu, teisisõnaga, mida ta avastas. Ja kuna tema meetod, mida ta siin raamatus räägib, siis meetodis on 12 sammu ja sellest meetodist, mis raamatus räägime, siis see meetodis ka Maria suunab tegutsema hästi tugevalt praktikasse ja kui on avastatud probleem, mis seda põhjustab, siis selle meetodiga mõnes mõttes nagu vastamisi nagu seisma, et seda praktiseerida, sellest läbi minna ja hakata keha harjutama sellega, et see on tegelikult turvaline. Ja ta hakkas sama asja tegema ja see praktiseerimise käigus see viis ta siis lapsepõlve mälestusse, kus ta mäletab, et ta oli kurb ja õnnetu ja istus siis kuskil laua taga ja sõi saia, mis siis tundus kurgus hästi kuiv ja kuidagi kinni jääv. Ja siis ta tekkiski arusaamine sellest, et see oli see hetk, nüüd siis ka vanemas eas, kui ta sõi saia gluteeni nisu, siis keha lihtsalt mäletab lapsepõlvest seda olukorda, mis oli tekkinud tol hetkel laua taga, kus aju oli loonud siis kehaga tasandil ühenduse sellest emotsioonist tulenevalt koos selle toiduga. Ja selle tulemusel siis nüüd ka vanemas eas keha reageerib samale toidule täpselt samamoodi. Ehk siis see on keha viis kaitsta eelnevalt aset leidnud sündmusest, mis juhtus lapsepõlves. Ja see meetod, millest me siin räägime, millest Maria räägib, see meetod on kasutatav mitte ainult nende meetodite või haiguste või diagnooside puhul, millest Maria enda kogemust räägib, vaid ka väga-väga mitmete erinevate tervislike haiguste, nii vaimsete kui füüsiliste haiguste tervenemisel siis jah, et ta käib hästi laia nagu amploa kohta ja jah. Yeah, but what I then understood that it's really important to start changing our memories. And I understood that actually our past isn't real and we can actually change the memories. And if we change the memories, we can affect how our body works in this moment. Ja siis sel hetkel tekkis selline suurem ärataipamine või arusaamine, et kui oluline on muuta meie mälestusi, meie minevikust, sest et need on sealt alguse saanud ja kui me suudame ära muuta need mälestused või need ühendused, mis on toimunud selle tasandil ajus ja kehas, siis on võimalik muuta ka seda, kuidas me ennast tänases reaalsuses tunneme, ehk siis mõnes mõttes ennast ravida või tervendada läbi selle meetodi, mis siis ajus ja meie kehas toimub. Ja ta rõhutab, et sai aru sellest, et minevik ei ole päris, see oli kunagi, aga see ei ole enam täna. Et tasu sellest nii-öelda kinni olla või sellest kinni jääda. Yeah, and I healed from the hypersensitivities and the thyroid stuff and lots of different things. Ja ta tervenes siis kõikidest haigustust, mida ta siin on maininud. Kilpnäärmed, ülitundlikkus ja kõik muud teised terviseprobleemid, mis tal oli tekkinud siis selleks ajaks, siis selle meetodi abil ta oli ka tervenes ise. Yeah, this is something I like to share. This is something a psychologist has said. You can use your mind to change your brain, to change your mind. So it's, yeah, we use our mind to change the physical connections in the brain, and that will also affect our mind. Ehk siis see on üks ka sellistest jälle võtme või olulisematest taipamistest ja punktidest, millele keskendub, ongi siis seesama, et ta sai aru sellest, et me võime kasutada enda mõistust ehk siis teadlikku sellist mõtlemist ja mõtteid selleks, et muuta enda füüsilist aju, see, kuidas ta funktsioneerib, kuidas ta midagi hindab, vaatleb, kogeb ja selle tulemusena me saame jälle muuta enda mõistust ehk siis teadvust ja enda mõtted, et selline läbiv ristprotsess. Yeah. So our brain and nervous system are the conductors of the body. So if we have any challenges in the body, why wouldn't we just reprogram the brain? I think it's genius. And our immune system learns from experiences. This is something really important. And what are experiences? There's something that happened inside of us.
And the brain doesn't distinguish between real experiences and imagined ones. So we can use our conscious or analytical mind to create experiences, imagined experiences, and reshape the connections in our brain. ja Maria ütleb, et immuunsüsteem, mis meil on, mis määratleb siis selle, kas me oleme terved või kui terved me inimesed oleme, õpib siis meie kogemustest aga see immuunsüsteem ei tee vahet siis sellele, mis on päris või mis on välja mõeldud. Ja samuti ei tee seda meie aju vahet, aga me saame kasutada enda analüütilist mõistust ehk siis seda mõtlemist, et luua siis ettekujutatud või läbimängitud teistsuguste stsenaariumitega mälestusi ja nii-öelda sündmuseid, mis siis ei ole tegelikult reaalsed, aga need aitavad muuta seda kogemust, mida me täna siis kogeme. So if we take this in practice, this thought, then it means that we have the power to heal from allergies, autoimmune conditions, chronic pains or anything. Yeah. Ja võttes kasutusse või pannes praktikasse siis need teadmised ja see fundamentaalne nii-öelda mõiste või termin, siis me saame aru sellest, et meil on tegelikult võimekus füüsiliselt nende füüsilise kehaga terveneda nii vaimsetest, emotsionaalsetest, mentaalsetest kui ka füüsilistest probleemidest, alustades siis nahahaigustest, autoimmuunhaigustest kui ka siis sellest, mis Maria ise koges või mida iganes keegi ta nende elus kogeb. And yeah, usually I do this, I don't know, can do it, yeah. But this is an example of how the mind affects the body. You can now close the eyes and just imagine that you're in a kitchen. It could be your childhood home kitchen. And there's a lemon, a knife, and you walk there and take the lemon in your hand and feel the lemon peel, the weight of the lemon. Then you cut it in half. And when you're ready, I will count to 3 and you can bite the lemon. Not yet. 1, 2, 3. Just take a bite. Did you notice something? Yes, there's people nodding. So many people start noticing that our body produces saliva. So it's that simple. Just we have an image in our mind and our body will start doing physical changes. And this same phenomenon we can use for healing. Ja, et siis on selline ehe näide ja kohe praktika ja kogemus, mida igaüks saab siis kasutada ja proovida. See kirjeldab ideaalselt seda, millest me hetkel siin oleme rääkinud ja sulle kogemus sellest, et on võimalik väga reaalselt endale ette kujutada ja seda kogeda. Ehk siis, kes on siin, tegid seda inglise keeles kaasa, kes tahavad saab uuesti eesti keeles teha, kes on kodus, palun pange silmad kinni. Kujutage ette, et te olete enda lapse peale kodus või enda isiklikus kodus, kuskil näiteks köögis ja seisate köögileti juures ja laua ääres, mida on seal üks sidrun, kollane ilus sidrun, katsuge seda sidrunit enda käes, silmad kinni, suletuna püügi ette kujutada, kasuta sidrunit, mis tekstuur tal on, kas ta on sile, kas ta on natuke krabeline ja nusutage seda koort, tundke selle sidruni raskust enda käes ja lõigake see noaga pooleks. Ja kui ma loen 3, siis te võite sidrunit ka hammustada, aga mitte kohe, kui ma loen 3. 1, 2 ja 3. Hammustage seda sidrunit nüüd. Ja küsimus, mis Maria esitas, on see, et kas tundsite midagi? Kas te märkasite midagi enda keha juures? Kui jah, siis saite kogemuse kätte, mida tähendab illustreerivalt ja ka praktikas see, kuidas aju ja meie mõistus on võimeline meile kuvama ette kogemusi ja aistinguid ja väga paljud inimestel, kes seda ajutus kaasa teevad, tegelikult kaasa arvatud ka minul. Kui ma esimest korda tegin seda ja ka praegu, minul hakkasid idanäärmed tööle
sest ma suutsin ette kujutada, kui ma silmi tamustan, ta on hapukas. See on lihtsalt ehe näide sellest, kuidas siis aju suudab meie kehas tekitada ja tööle panna teatud funktsiooni, ilma et me peaksime päriselt seda asja siis kogema. Interesting. So here are some principles of neuroplasticity. So neuroplasticity is what happens in our brains all the time, even though we don't want or we don't think about it. The first principle of neuroplasticity is that neurons that fire together or activate together will wire together. And this is what happened to me as a child. For example, I was feeling nausea, scared, and I saw the logo of the airline. And these things were connected. They were wired together. Ja nüüd me näitame siis neuroplastika põhiprintsiipe, millest üks olulisemaid ja esimesi on tegelikult siis printsiip, mis eesti keele tõlgituna võiks olla siis selline, et kui neuronid plahvatavad koos või tekib selline koos aktiveerumine meie ajus, siis need ka tegelikult ühenduvad ehk loovad selle omavahelise ühenduse ja see näide siis läheb selle kokku, mida Maria tundis, kui ta hakkas märkama lapsena lennufirma logot ja lennuki värvi ja lennuki logo seda neid värve ja tekkis siis selline iiveldus või südapaha tunne, et see on lihtsalt näide sellest, kuidas siis kaks erinevat sündmust, üks on väljas, pool teine meie enda sees, loovad ühenduse ja ta tekib mingi kogemus ja mingi mälestus kehasse. Yeah, and then later when one of these fires, the others fire too. What do you mean by that? Give me a little so more details. Then if I just see the logo or the color, or if I just eat bread, then it will activate the other neurons that are connected. Okay. Ehk siis hiljem tavastas seda, et piisab ainult tegelikult ühest sellisest neuronühendusest, siis aju ja keha on võimelised looma veel omakorda sellised nagu ahelreaktsioonina üksteist mõjutatavaid kogemusi ja ühendusi. Ja need ei pea üldse olema sarnased kogemused enam, kas või see sama saiasöömis näide ja kurbus. Ja tihtipeale need võivadki juhtuda üksteise järel sellise nagu ahelreaktsiooni ja üksteist mõjutatavalt. And of course, the bigger emotion we experience, the stronger connections will be created. And also repetition. It could be that something just repeats like many times. One time after another, and this will also create a strong connection. Et teine printsiip on siis selle juures see, et mida tugevam on emotsioon selles situatsioonis või kogemuses, kus inimene kogeb siis mõnda emotsiooni, siis seda suurem ja tugevam on neuroühenduste omavaheline kokku aktiveerumine ja ühenduse loomine. Ja samuti ka kordus, ehk siis nagu öeldakse, kordamine tarkuse ema. Siis mõnes mõttes vastab see pool läbi nalja ka tõele, ka neuroplastikas, ehk mida rohkem näiteks negatiivsed mõtted või ka positiivsed mõtted kordame, siis seda tugevamaid seoseid hakkab meie keha ja meie tunded ja emotsioonid ka omavahel looma koos siis aju koostöös. And then there's the third principle, which is use it or lose it. So if there is some neurons that we don't use for a while, they will just vanish, that we will lose them. But this is actually the harder part. I thought that healing is actually unlearning. It's learning and unlearning. And for our brain, it's much easier to create new connections than to forget old connections. But that's the really important part in healing. Ja kolmas printsiip, mida me siis välja toome, on use it or lose it. Inglise keeles eesti keelde võiks olla see, et kas kasuta või kaota see. Ja see kehtib siis neuronite kohta, et kui on ajus teatud neuronid ja ajufunktsiooni, mida ei kasutata, siis mõne mõttes võime öelda laias laastus, me kaotame selle võimekuse üldse seda kasutada. Tegelikult kehtib see ka meie lihase kohta ka, et on teatud lihased, kui me ei kasuta, siis need muutuvad siis nõrgemaks. Aga mis ta aru sai sellest, et tervenemine ei olegi mitte ainult õppimine, ma õpin juurde asju, vaid on ka nagu nii-öelda lahti õppimine või ümber õppimine. Ja ta avastas ka seda, et raskem ongi teha seda teist poolt. Et raskem ei ole mitte juurde õppida midagi endale, mis on sul oluline või sind aitab, vaid raskem on siis ennast ümber seadistada või hakata teistmoodi õppima või teistmoodi mõtlema.
Let's see what's next. Oh, this. So I've already talked that I believe that the root cause to all our symptoms is somewhere in the past, in some negative experiences where our brain has connected something wrongly. And this is a wonderful example of it. ja, et nii nagu ta ütles ka, siis juurpõhjus on meie negatiivses kogemuses meie minevikust, kus aju on loonud siis ühenduse millegi ebameeldiva vahel ja toob seda uuesti üles, kuna ta vanemas eas ja pole seda probleemi lahendanud. So this is a study. There were male mice and they were given cherry scent and at the same time they were given electric shocks. Ja siin on tegemist siis katsega, teaduslik katse, uuring, kus siis kasutati isas hiiri ja neile anti siis just say cherries. Cherry scent. Murelid hapud kirssi ja samal ajal kui siis anti hapud kirssi murelid, anti neile väike elektrišokk. And this caused that their stress reaction, it created a stress reaction, and also that these two things, the cherries and the electric shocks, they were connected in the brain. And later, when they were given just the cherry scent, their stress levels went high. And they experienced, I think, of course nobody knows what they really experienced, but I think that they experienced the same anxiety or the same suffering that they experienced when they were giving the electric shock. But they were not given the shock. jah, et esimese katsel siis anti enda hiirtele koos siis selle toiduga, kirsi või mureliga siis väike elektrišokk. Ja see tekitas siis kehas ja hiirtes endas käitumises teatud määral mõõdetavat ärevust ja stressi ja sellist võib-olla paanilist käitumist. Ja hiljem, kui siis see elektrišokk või siis see meetod ära võeti ja anti ainult nende kirsse ja murelit, siis keha käitus endiselt samamoodi, nagu ta saaks just hetkel uuesti elektrišokki, seega keha ei saanud enam tegelikult aru ja aju andis lihtsalt signaali varasema kogemuse pealt, mis oli keha traumeerinud ja šokeerinud. So, then they had babies, and those mice had babies. And the grandchild babies, they were given the cherry scent. And can you guess what happened? Their stress levels went up. The mice experienced the same anxiety. So, they were still connecting these two things, even though they were like past generations. Ja siis mingid need hiired said järglaseid ja anti siis nii-öelda nendele hiirte lastelastele või siis mitme generatsiooni poolt tulevad hiirtele anti samuti siis kirsse ja siis ta küsibki, et mis te arvate, et mis juhtus. Ja juhtus täpselt see, mis te võid arvata, et süües siis kirsse ja mureleid ilma elektrišokita, siis ka järglased kogesid kehas suurt stressi ja selle tulemusena siis ka ärevust. So this makes me think, what if your physical challenges originate from your parents or grandparents' experiences? Ja see pani siis Mariad ennast mõtlema, et aga mis siis, kui ka meil inimestel on sama probleem, et osad tervisega seotud probleemid, mida me täna kogeme, äkki need on nii-öelda generatiivsed, ehk siis meie vanematelt või vanavanematelt, esivanematelt kaasa antud, sest nemad on midagi kogenud ja meie keha reageerib sellele, sõltumata sellest, et meil endal tegelikult seda võib-olla ühendust või rakumälust sellist kogemust ei ole, aga me oleme mingil tasandil seotud. Yeah, for example, I have a friend and client and she suffers from color blindness. She cannot distinguish red and green. And then we're thinking with her that maybe it's like, it's a gene that comes from the, I think from the parent, from the father's side. Not sure, but anyway, we started thinking about this and we're quite sure that there's something in the past, maybe that a grandfather has been in war and seen, a very, something terrible and the red color, blood. And then his system has made the interpretation that it's dangerous to see the color red. And this information is then passed to the next generation and next generation. So the same, I think that my theory can be applied in all
of challenges. ja seda toob ühe näite, et tal on sõber, sõbranna, kes on värvipime ja ta ei suuda eristada siis või vahet teha punasel ja rohelisel värvil. ja nad siis omavahel on arutanud, Maria ja tema sõbranna, et võib-olla siis see on seotud ikkagi nii nagu selle hiirte näite puhul meie esivanematega või eelnevate nii-öelda liinidega ja et võib-olla siis keegi isapoolne või vanaisa või vana-vanaisa on näinud siis äkki sõda ja sõjas näinud palju võib-olla verd, mis on punane värv ja nüüd, mis juhtunud on, siis see on toimub mingi seos, eks ole, selles põlvkonnas selle vere ja sõjaga. Negatiivne kogemus, negatiivne tunne, keha on reageerinud, neuronid ühenduvad ja nüüd siis järglastele andes, nüüd siis see sõbranna kogeb sama asja ja võib-olla see põhjus ongi selles, et keha ja aju on loonud nüüd tunde, et see on ohtlik, punane värv on ohtlik, seda vaadata ei tohi ja ei tohiks seda näha. Aga see ei pruugi tõsi olla, aga lihtsalt aju ei tee vahet, mis on mitte, vaid ta võtab selle, mida ta mäletab ja mis ühendus on nagu loodud varasemalt. Yeah, and here I want to explain a little bit how our brain or our defense system doesn't know if it doesn't matter if the threat is outside or inside the body. So our defense system, I call it the inner guardian. Whenever we feel threatened, of course, for a baby can feel threatened if it's just like away from the mother, or if it's cold, or if the baby is hungry. And of course, for adults, it can be a different kind of experience. But if we feel threatened in some way, the defense system will start searching for the cause, or the factor that is causing that sensation, and it will start scanning the outside, the external environment. It can be the light, an allergen, chemical, smell. It can be a situation, or it can be something inside the body. For example, my own body thought that my organ, my thyroid, was dangerous. Or it can be a body function. There's lots of people who have, for example, irritable bowel syndrome. And I see it so that the body thinks that it's dangerous to digest. So any factor outside or inside the body can be perceived as dangerous. And then the immune system or the body will start creating symptoms to protect us. Ehk siis, mis ta selle jooksul avastas, ongi siis see, et meil on olemas sisemine valvur ja erinevad kehalised kaitsesüsteemid. Ja kui me tunneme ohtu, ja see oht ei pea üldse olema päris, et me siin istume hetkel mõnusalt turvaliselt, aga kui kellegi meist võib-olla on paanikahoog või ärevushoog, siis see on ka sinu keha märk sellest, et sul on hetkel ohuolukord nii-öelda mingil tasandil. Ehk siis see võib olla välja mõeldud või ettekujutatav oht. Näiteks Maria oli näite siis imikute puhul, et keda võib-olla eraldatakse emast või ta on emast nii kaua eemalnud nutu hetkel, siis see võib olla ohu tunne kehas. Täiskasvanud inimesed kogevad ohtusid erinevatel versioonidel, erinevatel meetoditel. Aga lõpuks ei ole vahet, kas ta on, see ohutunne pärineb siis väljaspoolt või meie seest. Sest et kui meie kaitsesüsteem käivitub, siis ta hakkab otsima neid faktoreid või põhjuseid, mis seda aistingut meie kehas, seda sensatsiooni tekitavad. Ja see võib olla nii valgus kui ka lõhnad, kemikaalid meie kodudes, mida kasutame, materjalid, millega kokku puutume, kui ka meie sees. Näiteks Maria tõi näite enda puhul, siis see kilpnäärme probleem. Keha arvas, et probleemi põhjustab tegelikult kilpnääre, aga see ei pruugi üldse niimoodi olla. Ja samuti oli isu, et ohtlik on isu süüa. Aga ka see ei pruugi olla tõsi, et keha hakkab lihtsalt neid kaitsma ja tekitab meil erinevaid sümptomeid ja tervislikke haigused. Let's see what's next. Okay, I think we will skip because it's quite long otherwise. So what I talk a lot in my book is gratitude. So we know that our brain is all the time creating connections, and I believe that if we suffer from any kind of symptoms, it means that there are some factors in the environment that are connected with threat. And how can we change that? So of course we have to understand the principles of neuroplasticity
And then we have this superpower, this super tool, and that's gratitude. ja, et ma võtame ette järgmise sellise suurema teema, mis on Maria raamatus ja selles meetodis üks väga oluliseid peatükke või peatuspunkte, milleks on tänulikkus. Ja seda üldse mitte kuidagi religioosses võtmes, vaid puhtalt tunne. Ja siin toob välja ka selle asja, et usub, et me hakata kehaga otsima keskkonnast erinevaid mõjutajaid ja faktoreid, siis tänulikkus on üks nendest võimalikest viisidest, kuidas sellega toime tulla. And you can talk about now how gratitude is or can be used. Yeah, so let's take an example. Okay, I have, for example, lots of clients who have suffered from pollen allergy. And some of them have found like the core memory which has caused them the allergy. For example, one of my clients, he remembered that he was 5 years old and his parents divorced, and it was spring. And he even remembers he made this bucket of flowers for the mother, and then the mother was like, "Oh, you have pollen allergy." He was all red. So it started like very suddenly. So the brain had made that wrong connection. It had connected sadness, or what can a child feel when the parents divorce. The immune system connected the pollen to that feeling. And that's when the allergy started. Ja, ta toob ühe näite õietolmust, et tal on sõbranna, kes siis oli seal 5-6-aastane ja koges siis enda vanemate lahutust noores eas. Ja ta oli siis kevad ja õietolm siis iga pool tolmnes ja lendles ja ta valmistas emale siis nii-öelda lillepärja. Ja ema siis reageeris sellele niimoodi hirmutavalt ja ehmatavalt, et issand, et sul võib olla õietolm allergia, õietolm on ohtlik ja la. Ja siis Maria ütleski, et ta on sõbrannaga rääkinud sellest ja see võis olla vabalt see hetk, kus siis ema reaktsioon põhjustas lapsel, tütrel siis sellist tunnet ja emotsiooni, mis viis siis selline välja, et kehas sai siis allergia õietolmu vastu hakata siis nii-öelda levima ja aktiveeruma. Et see on üks näide, kuidas need juhtuvad. Yes, so what I recommend now is, for example, for this client, he healed completely, was to start connecting all the elements that were connected to the pollen allergy and connecting them to gratitude. And he started creating these new memories where he was feeling like really safe and joyful, and the mother and father were there, and it was spring and so on. So that's one part of how we can use gratitude. Siis ta toob näite, kuidas siis tänulikkus kui tööriista kasutada selleks, et siis sellisest olukorrast või haigusest või sümptomist ka terveneda. Et võtta need kõik erinevad võimalikud faktorid või siis potentsiaalsed põhjustajad, mis võivad põhjustada seda tolmuallergiat või seda õietolmuallergiat ja panna sinna võrrandisse sisse siis ka tänulikkus. Ja üks viis, kuidas siis sõbrana tegi seda ja ka ta tervenes sellest õietolmuallergiast, oli see, et hakkas siis looma uusi mälestusi sellest antud hetke olukorrast, kus oli ka uues siis kevad, ma ei tea, päike paistis, kõik olid rõõmsad, inimesed olid õnnelikud, ema ei reageerinud sellisel viisil, reageeris võib-olla teistmoodi ja see viis siis selle tulemuseni, et ta tervenes. And of course you can do also visualizations of the future. But then what's really important is to start changing the way we react now in this moment. So for example, for the pollen allergy, every time that a person with that challenge experiences symptoms or thoughts related to that challenge, it can be any challenge, but now we're using the pollen allergy as an example. And thoughts could be like, oh, what kind of weather is tomorrow, or is it like pollen season? Or then emotions, and changing the way that we react. And even Albert Einstein said that if you
always do the same thing, it's fool to expect a different kind of result. So what I recommend is to start tuning into gratitude every time that you feel a physical symptom, a negative thought, or a negative emotion. And that's how we, like little by little, start changing the connections in our brain. Ja siis Maria toob selle näite, et oluline on ka visualiseerimine, et mitte ainult siis oma mineviku olukorda läbi mängimine, vaid ka visualiseerimine millestki, mis veel juhtunud võib-olla ei ole. Ehk siis hästi elavalt ja teravalt mõtlemine või selle ette kujutamine. Aga ta toob ka näide, et hästi oluline on, või isegi veel olulisem on siis antud hetkes kohe nüüd ja praegu. Et kui täna siin ja praegu tunnen, kuidas minu keha kogeb midagi negatiivset, tundmise hästingupõhiselt või mul tekivad negatiivsed emotsioonid, tahavad tulla negatiivsed mõtted, sundmõtted, suvalised mõtted, siis märgata ennast ja püüda siis vaadata kõike seda kohe nüüd ja praegu läbi tänulikkuse ja püüda siis tänulikkuse tunne kätte saada, sest et see on see, mis aitab siis samm-sammuliselt mõnes mõttes viia ennast siis selle tervenemisteekonna, ehk siis suutlikkus teadlikult märgata ja ennast kõrvalt vaadelda, et hetke nüüd ja praegu minuga toimub midagi negatiivset, on ta päris mitte see oluline, aga keha ja mõistus reageerivad, siis püüda tulla tänulikkuse lainele. And of course, gratitude is something that we can practice and get better with. And there's lots of like scientific evidence that when we start feeling gratitude, our body will work better, there will be better hormones, stress levels will go down and so on. Jah, et tänulikkust saab praktiseerida ka juba nüüd ja praegu ja ajaga läheb see ainult paremaks, et see on üks väga hea viis ja täna on ka tegelikult väga palju erinevaid teaduslikke allikaid ja uuringuid tõestatud selles, kuidas mõtlemisel on väga suur jõud ja see näitab tegelikult see, et see tõesti töötab. Ja meie kehas hakkavad siis tänulikkuse tulemusel korrastuma hormoonid, meil stressitase langeb, tekib üleüldine sihuke heaolu, võib-olla õnnetunne, võib-olla lootus hakkab siis kasvama ja nii edasi. Nii et Maria soovitus on siis tänulikkust praktiseerida igal hetkel, kui see vähegi võimalik on. Yeah, and in the book there's 12 steps and little by little I teach the whole method. And yeah, it's really interesting and yeah. With gratitude, you can then, when you learn the whole method, you can really reprogram your brain and change the misinterpretations of the defense system. Et läbi tänulikkuse on võimalik siis reprogrammeerida enda aju ja neuronid ja samuti siis meie immuunsüsteemi ja meie teisi kehalisi funktsioone, mis siis peavad mingisuguseid aistingu kogemusi negatiivseks või ohtlikuks. Ja Maria siis viitas ka sellele, et raamatus on 12 sammu, mis aitavad siis erinevatest vaevustest vabanemiseks. Ja omavahel ütlen seda siin hetkel ei olnud, aga meil oli 3-tunnine podcast, kus ma küsisin ta käest siis küsimuse, et kas seda saab kasutada ka meetodit, siis saab kasutada ka võib-olla enda soovide realiseerimiseks, mitte ainult tervisega ega siis vaimse füüsilise tervisega tegemiseks, vaid siis vastus oli jah, et seda meetodit saab kasutada ka teistes valdkondades. Selleks võib olla ka vabalt raha või suhted, aga lihtsalt see raamat on üles ehitatud tema kogemuselt sunnitlusega terviseprobleemidele. Yeah, there's lots of testimonials. I think thousands of testimonials from people who have healed from so many different kind of things. And also from cancer, like really small things and big things. It can be used to anything. And it doesn't, you can use medicine if you, like, it doesn't exclude any other treatments. Ja, et see meetod ei ole teisi ravimeetodeid või alternatiivseid ravimeetodeid välistav, vaid sa võid, kui sa oled näiteks inimene, kes tarbib mingi põhjusel ravimeid või mingid muud ravimeetodid praktiseerib või saab, siis Maria meetod ei ole mitte kuidagi ühtegi välistatav ja saab teha neid nii-öelda kooskõlastatuna üksteist toetavalt. Ja tema koduleheküljel tegelikult on võimalik lugeda hulgaliselt erinevaid tagasisidesid ja kogemuslugusid, inimesed on ka vähist näiteks isegi vabanenud. And also the method can be used by parents to help their children. I think, yeah,
the mistake that modern medicine does it always studies one system at a time, but actually, like parents and children, they're so connected. And in the book I also tell how parents can use it for their children. There's lots of parents who have told that their children have healed from allergies, autoimmune diseases, many kinds of challenges with the method. Ja seda meetodit saab kasutada ka enda laste peal. Mitte siis, sõnastan ümber, mitte siis kui eksperimendina laste peal, vaid aidata lapsi läbi selle meetodi terveneda ka erinevatest tervislikest või tervislikest võimalikest probleemidest. Ja ka selle kohta on võimalik teile kodukalt lugeda, seal on hästi palju erinevaid arvustusi välja toodud. Yeah. So, is there any questions? Kas on kellegi küsimusi? Siin kohapeal või ma seda hetkel Rahvaraamatu poolt tehtavat laivi ise siit ei näe ja ma ei tea, kas aga chat töötab, aga Toomas, kas sinu sealt kanalist on tulnud mingeid küsimusi või kui siin kellegi saalis on küsimusi, siis neid küsimusi võib praegu esitada, et Maria ei tule iga päev Soomest Tallinnasse autoreisi koha peal. I can come almost every month, not every day. Iga kuu võib olla. Yeah, I really recommend to get the book. I think that it's a book that should be in every home because there's always something that happens and you can always use the method. Ja, ta on ise veendunud, et see raamat võiks olla iga inimese kodus, sest et neid põhjuseid ja viise, kus seda meetodit või neid 12 sammu siis kasutada, on meie eludes hulgaliselt ja ta väga soovitab seda raamatut. And of course you're welcome to join my online course. It's in English and Spanish and Finnish. And you can get my newsletter and follow me in the social media. Ja ta kutsub üles ka osalema tema kursusel, mille kohta on võimalik lugeda samuti tema koduleheküljelt. Ja ta on siis online põhine veebikursus, kus siis minnakse nendesse sammudesse süviti sisse koos grupiga või siis ka individuaalsemalt. Ja loomulikult siis saate jälgida sotsiaalmeedias ja mina kutsun ka kuulama podcasti, mida Mariaga siin natuke aega tagasi lõime. Üle 3 tunni on kuulamist ja me räägime seal väga põhjalikult nii raamatus kui ka tema meetodist. Ja raamatud on saadaval suurimates Eesti poodides, aga siin täna oleme Rahvaraamatus. Yeah. That's it? That's it. Yeah, we can conversate. You can come and talk with me. Okay. Aitäh teile, kes vaatas, ma olin siin.